Aga tere tulemast, kallid sõbrad, tere tulemast õpilased, õpetajad, emad-isad, vanaemad, vanaisad ja kõik, kes me oleme Rocca al Mare koolipere liikmed. Mina olen Kaia ja minuga on koos siin täna Oliver. Tere! Kevad on aeg, mil kõik ärgab ellu. Loodus, loovus, rõõm kui üksteiste märkamine. Ja täna ärkab ellu ka meie kooli õu, sest algab Rocca al Mare kooli kevadfestival. Ja nüüd üks suur aplaus. Saame liikuma ja saame käima selle peo. Ja just siin õues sünnivad kõige erilisemad hetked. Jooksusammud, naer, sõprussuhted ja unistused. Õues olen õnnelik ei ole mitte ainult tunne, vaid ka nimi uuele projektile, mille abil tahame meie koolihoovi muuta veelgi rõõmsamaks, loodusega kooskäivamaks ja loomingulisemaks paigaks. Aga sellest kõigest te kuulete õige pea juba veidi lähemalt. Tänase pildi toovad teieni meediaklubi õpilased Martin Grandi juhendamisel. Aplaus neile! Ja selleks, et me saaks selle festivali tõesti avatuks kutsuda, siis kutsume siia Sirje Toomla, koolidirektori. Tere hommikust! Või on juba lõuna? Jaa. Kell on 2. Nii tore oli, kui lapsed tulid lavale ja kuidas siis iga 11 püüdis oma lapsele lehvitada, et ma tahaks, et minule ka niimoodi lehvitaks keegi. Nii tore. See ongi minu meelest Ramm kogukond, kes te täna siia olete kõik kogunenud nii siin kollamustade, mütside ja sallidega, kui ka teie kõik seal. Aitäh, et olete. Kui ma täna hommikul kell 9 tegin väikest tiiru Pelgulinnas, siis ma vaatasin, et ilm ei ole väga hea. Aga ometi, täna siin oodates seda avamist ütles õpetaja Tiiu minu kõrval, näe, päike tuleb välja, naerabtabki meile jälle. Ja küllap need on need väikesed märgid, et õues ongi hea olla. Meie küsime siin oma õpetajate käest, mis on õnn, kui nad meile tulevad. Ja mina olen ikka ja jälle vastanud, et õnn on pisikestes asjades. Päikese kiires, aga vahel ka vihma piisas. Õnn on naeratuses, aga vahel on õnn ka pisaras, sest on ka õnnepisarad olemas. Iga ühe jaoks on õnn isesugune. Aga õues nii selle tuule kui päikese, kui vahest ka vihma käes on ikka päris hea olla. Nii et teeme kõik selleks, et me oleksime õues õnnelikud. Aitäh teile! Aitäh, Sirje! Ja ma veel omalt poolt lisaksin seda, et selle vihmase ilmaga on minu meelest see, et alati, kui on olnud laulupidu, on see mure, et kas ikka ilm peab. Ja tundub, et täna on täpselt see sama olukord, et päike on tulnud välja ja me teemegi sissejuhatuse just kui meiega laulupeole, sest et kõik meie koorid sinna lähevad. Nii et super töö. Mis puutub meie kooli kogukonda, siis ma arvan, et on üks ilus mõte see, et meie kooli kogukond ei lõppe klassiseinte vahel. See ulatub kaugemale, see ulatub meie kõigini, vanemate, vanaisa, vanaemadeni, sõpradeni, koolivilistlasteni. Ja sellepärast ongi lihtsalt ületamatult armas ja hea meel, et te kõik siin täna olete. Ja seda ühendavat jõudu kannab ka meie tänane saatebänd. Inimesed, kellel on sügav side meie kooliga, igal ühel omal moel. Nii et palun suur aplaus neile. Lapsevanem ja armastatud muusik Erki Pärnoja. Meie koolivilistlane ning hinnatud muusik Peedu Kass. Õpetaja ja lapsevanem Heleriin Uip-Pahel. Ning meie enda kallis õpetaja Ave Tuhkur.
Ja nüüd, kui laval on pillid valmis, on aeg kutsuda siia need hääled, kes täidavad tänase kevadise päeva, meie koorid ning loomulikult ka need, kes neid innustavad ja juhendavad, meie koorijuhid. Aplaus kõikidele koorijuhtidele ja koorijuhatajatele. Ja esimesena astuvad meie ette meie kõige nooremad lauljad, esimese ja teise klasside koor. Ja koori juhatavad 2 legendaarset muusikalist teejuhatajat, meie enda Arlo Orlovski ja Kati Põder. Võime plaksutada, sest plaksutamist ei ole kunagi liiga palju. Nende esimeseks looks on Kevade marss, mille on loonud Astrid Lõbin Eevi Salmi tekstile. Ja teiseks kõlab armastatud lastelaul Jorupill Jonn, mille on loonud Raimond Lätte Heljo Männi sõnadele. Natukene jonnakas, aga väga-väga lõbus lugu, mille me kõik ära tunneme. Nii et võtame väikesed lauljad ja nende juhatajad vastu väga suure aplausiga uuesti. Kevade lauludes kuivil on suu,
kevad on nüüd küll sisse marsitud, aga nüüd on aeg rääkida projektist, mille osas me saame kõik panna oma käed külge. Nimelt on meie koolis sündimas midagi tõeliselt erilist. Meie kooli õueala on uuenemas. Ja see ei tähenda, et me saame lihtsalt ilusama hoovi, vaid me saame ruumi, kus meie lapsed saavad liikuda, õppida, puhata ja kasvada ja seda kõike loodusega kooskõlas. Ja projekti nimi ütleb iseenesest justkui kõik. Rammhoov, õues olen õnnelik. Sest et just sellist hoovi me ju tahamegi. Kohta, kus saab olla rõõmus ja kus puhkavad nii keha kui vaim. Meie unistus on luua hoov, mis toetab laste eakohast liikumist, iseseisvust ja vaimset heaolu. Uued aktiivsed tegevusalad, ronimisseinad, väliklassid ja isegi kasvuhooneklass. Kõik selleks, et õues oleks rohkem elu, rohkem võimalusi ja rohkem ruumi olemiseks. Aga ükski suur asi ei sünni üksi. See saab sündida ainult koos meie kõigi panusega. Täna on sul võimalus sellesse panustada väga lihtsalt. Ja nüüd tuleb kaubanduslik teadaanne. Tuleb helistada 900 20 22. Ja see tähendab, et selline kõne teeb 25 € annetuse meie kooli uue hoovi heaks. Ja kindlasti tuleb see kõne lõpuni kuulata. See peaks meile Eurovisioonist juba tuttav olema, et me ei lõpetaks seda kõne enneaegselt ära. Nii et teeme üheskoos selle teoks, et meie lapsed saaksid öelda, jah, õues ma olen õnnelik. Aga nüüd see hooviprojekt ei ole ainus, mis siin täna toimumas on. Kui te vaatate nüüd natuke sinnapoole, kes jõudis veidi hiljem, siis on seal ootamas 4. klasside kohvik. Salainfo ütleb, et lapsed küpsetasid poole ööni, osad alustasid juba varavalges. Nii et seal on kõige paremad hõrgutised kõiki huvilisi ootamas. Lisaks kohe siin puu all näete ka meie õnneloosi peatuspaika, õnneloosi kioskit. Nii et sealt ostes õnneloosi pileti on teil võimalik võita Sportlandi poolt välja pandud jalgratas. Nii et ühel õnnelikul läheb täna eriti hästi, sest te saate juba kojusid vurada selle uue treki jalgrattaga. Samuti on meil koolirestoran, kes pakub kõiki lastele juba tuttavaid hõrgutisi. Nii et kindlasti siin keegi nälga ei jää, vaid pigem saavad kõhud ilmselt liiga täis, arvestades, kui palju häid maitsvaid roogasid teid siin kohvikutes ootamas on. Nii et naudime seda päeva üheskoos, maitseme, kuulame, toetame ja mis kõige olulisem, oleme koos õues õnnelikud. Järgmisena astub lavale meie kooli 3.–4. klassi koor, keda juhatab meie oma särav muusikaõpetaja Kati Põder. Koori esimeseks looks on elav ja mänguline vargamäng, mille on loonud Kaarel Kuusk, kasutades rahvaviise kihlekonnalt ning laulumäng Valjala ja Saarde kihlekonnast. Teisena kõlab kaunis südamlik laul Siin ta on, see minu kodu, mille on loonud Piret Rips Leelo Tungla tekstile. Selle loo teeb eriliseks ka solist, meie kooliperele väga tuttav ja armastatud laulja Anna Pärnoja, keda tuntakse ka kui Anna Kaneelile. Ta on hinnatud laulja ja laulukirjutaja, kelle helikeel on sama sügav kui siiras. Aplaus! Paras,
sinu silmis lahkesti. Peegel autohääled kaugil teedel, tulest aetud pilverünkad, mäed, mis mõne meelest könkad, talvepäike, mille soojus viibuks ilmas, samas loojus. Sinna on see minu kodu, seismas keset lumesadu, sinna on need minu juured, ümberringi tornid tuuled. Sinna on see minu kodu, seismas keset aastasadu, paljugi võib muutuda, püsib kodu, kodu, kodu. Siin on sõjad üle käinud, ühed tulnud, teised läinud. Siin on tundnud iga talu leina loobumise valu, aga kuhu saatus viiski, säilis hinge põhjas siiski kaurglid, vabaduse lootus, õigluse ja õnne ootus. Sinna on see minu kodu,
No nii, järgmisena astub lavale mees, kelle häält ja lugusid tunneb vist iga eestlane. No muidugi eelkõige on ta Rocca al Mare kooli lapsevanem, aga muul ajal ka ansambel Smilers asutaja, laulja ja laulukirjutaja, kelle looming on saatnud meid läbi aja, armumiste ja elutõdede. Tema laulud räägivad otse ja ausalt, nii nagu tema isegi. Palun lavale Hendrik Sall-Saller. Tere päevast kõigile. Suur rõõm ja au on olla nii ilusa kontserdi osakene. Ja mõtlesin, et teen ka ilusa laulu, et ei rikuks seda ilusat kontserti ära. Omaloominguline pala. Läheb nii.
suur aitäh kõigile. Ilusat jätku, aitäh. Aitäh Hendrikule selle väga ilusa esituse eest. Ja nüüd on lavale oodatud Rocca al Mare kooli lastekoor, keda juhatab meie särav dirigent Sille Freimann. Koori esimeseks looks on Oma mõtete mets, mille on loonud helilooja Aare Külamaa Haldi Välimäe luuletusele. Teise loona kõlab Sind vaid kiidan, mille on kirjutanud Liisi Koikson ning mille on koorile seadnud Rasmus Purr. Selles loos astub solistini üles ka Luisa Rõivas. Ja
tere, ilusat päeva ka minu poolt, mina olen Luisa. Nagu ma tavaliselt ütlen, siis igal aastal selline tavapärane laulja siin kooriga, kes ikka tuleb. Bänd on meil ka tavaliselt sama, nii et me oleme juba harjunud, et me kord aastas saame siin kokku ja mul on suur hea meel oma lapse klassijuhataja kooriga seda laulu laulda. Sind vaid kiidan. Sind vaid kiidan, saadan lendu lauluni ma, õhetavad murmetama. Kuskil eemal linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind iial väsin, sinu Suur aitäh, ilusat pidu jätku. Suur aitäh Luisale, suur aitäh koorijuht Sillele ja suur aitäh meie enda lastekoorile. Suures ähmis siin teie ees olles unustasin ütlemata, et jah, meil on projekt Ramm Hoov, õues olen õnnelik
ja sealpool on Arengufondi telk, kus on meie Roherammi eestvedajad, kes on ka selle projekti tulihingelised eestvedajad. Nii et pärast kontserti ja enne jalgpallilahinguid ootame, et te läheksite, teeksite ka seal väikese peatuse ja siis saate näha seda projekti juba lähemalt. Teile räägitakse sellest rohkem, nii et kõik info selle projekti kohta tuleb sealt poolt. Aga järgmisena astub meie lavale Rocca al Mare kooli noortekoor, keda juhatab särtsakas ja hingega juhendaja Helerin Lehtla. Esimesena kuulame lugu Kiigelaul, mille on loonud Timo Lige Eesti rahvalaulu Hea kiik põhjal. Solistideks Grete-Helene Jakobson, Ursula Prants ja Jenna Lukk. Teisena kõlab südamlik ja omamoodi krutskiga lugu Minu inimesed, mille autor ja solist on Jarek Kasar. Jarek on muusik, kes ei mahu ühegi žanri raamidesse. Ta on nii laulja, helilooja, sõnameister, kui ka olgem ausad, meie enda kõigi südames, meie lihtsalt oma inimene. Nii et võtame nad vastu suure aplausiga Rocca al Mare kooli noortekoor ja nende juhendaja Helerin Lehtla. Kiige
tere päevast. Rohkem entusiasmi, palun. Väga hea. Aitäh selle sundimatu aplausi eest. Osa rahvast uhkelt rohkem, kui oskan lugeda. Ühes asjas ma olen kindel, nad on head inimesed ja nad meeldiks sulle ka. Ma ei usu, et sa kõiki neid tunned ja vaevalt üks teistki tunnevad ja äkki tõesti ei klapi. Aga samas äkki on tegu pelgalt halva esmamuljega. Nad mõistavad ja peavad endast lugu ka siis, kui neil puudub kontakt sinuga. Kui teid on okkad sidumas, jagades iga mure mõõtmata selle tõsidust ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla, kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Nad on kõigest süngest üle, argipäeva mured rõhuvalt ümber, nende omavahelisi suhteid tegelikult ei mõjuta üldse või ma eksin siin. On minu ja teiste elud kuidagi segi läinud. Kui päriselt ongi teisiti parem, et sidas kõik olla juba mängult. Kuigi igal ühel oma asjad ajad on nad kõik selles osa, moodustades rahva. Nad on minu inimesed ja mina olen nende oma. Ma olen vooluga kaasa. Kui inimesed minu rahvasuseks on, kui inimesed siin sa kõik on igal pool, kui inimesed teavad ise, et nad on, kui inimesed minu inspiratsioon, kui inimesed üks seltsid ja suu, kui inimesed minu elu armastus, nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Kui süda on suur, siis on vahemaad väiksed, head sõbrad. Võib-olla mujal ongi parem, seiklega ära jää võõraks. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialistid, kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostidel ikka keegi läbi meie juuri. Ma tean, kes ma olen, kui mäleta, kes ma olin. Mälamit ainult ei võta liiga palju ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt uhtus jäljed inimene, ükskõik kui suur, kui väike, järjeldkukkud järjeldan inimene, ükskõik kuhu lähed. Kuigi jah, sa võid ju liigitada neid nagu muusikat, tema nahavärvi, vaimu, tema religiooni, rikkust, tema hariduse, mis iganes mille järgi. Sa võid unustada maajatest selle nime ainult uppunud laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab, tegelikult kuulub pangale, aga kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb ja ei hoia ainult endale, et mõtleb, nii nagu ka sina seda teeks. Iga päev ma näen, mis koht on maailm ja millised võivad olla teised. On ikka päris suur õnn, et nemad on minul. Ma tahan, et nad teaks, et mina olen nendel, et nad on mu inimesed minu rahvasuseks on, kui inimesed siin sa kõik on igal pool, kui inimesed teavad ise, et nad on, kui inimesed minu inspiratsioon, kui inimesed üks seltsid ja suu, kui inimesed minu elu armastus, nad on mu omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Pühendatud minu vanematele, lastele, inimestele, kes on ühendatud, see on pühendatud kõigile, kes tunnevad, et see on neile pühendatud. Otse kontrollkeskusest kasutada ütleja hääle privileege. Pühendatud kõigega, mis mus on nii palju, kui palju tähendab kõige kõrval üks ainus inimene. Ma räägin, sest jakkab mul kergem kuningatele külakeeles ja lihtsalt ja ma tänan teid võimalusest, et ma sain siin Rocca al Mare kooli trepil näidata, mis mul on meelel südamel kirjas. Toorelt alused kohe kirjutab verega alla. See on mu rahvale, see läheb mitte kunagi mehega hauda. Teenin oma inimesi ja ei erandit, ütlen veel kord minu inimesed ja ma ei unustanud mitte kedagi. Mitte kedagi. Kui inimesed minu rahvasuseks on, kui inimesed siin sa kõik on igal pool, kui inimesed teavad ise, et nad on, kui inimesed minu inspiratsioon, kui inimesed üks sellisest ja suu, kui inimesed minu elu armastus, nad on omad inimesed ja kõik, mis teen, on neile pühendatud. Kui inimesed minu rahvasuseks on, kui inimesed siin sa kõik on igal pool, kui inimesed teavad ise, et nad on, kui inimesed minu inspiratsioon,
aitäh! Aitäh noortekoorile, aitäh Jarekile ja tuletan meelde, et kes soovib Jarekile hääle anda, siis number on 900 20 22 ja läheb siis 25 € meie hoovi projekti õnnestumisse. Muide, kes te seal tagapool seisate, et ei pea seal nii kaugel olema, sest ma näen, et siin on tühjasid kohti, nii et tulge lähemale, parem elamus, lähemalt inimesed, nii et astuge ka julgelt siia juurde. Ja selline teadaanne veel, et meie noortekoori on taas võimalik kuulata kooli aulas nende kontserdil, mis toimub 6. juunil kell 18:00. Nii et olete palutud. Nüüd on lavale sammumus meie kooli ansambel Õunake, keda juhatab väsimatu muusikahing Hanna Renter. Esimesena kõlab hoogne ja mänguline laul Tsirkus, mille on loonud Vello Toomemets ja Juhan Sütt ning millele on uue hinge andnud Hanna ise. Selle laulu solist on noormees, kellel ei ole ainult mitte hea hääl, vaid ka 1 miljon laiki sotsiaalmeedias, Andreas Melts. Teise loona kõlab legendaarne Aeg ei peatu, mille on loonud Tõnu Aare ja Tõnu Aare ja Ott Arder. Selle esitavad meie kooli enda solistid Rasmus Raidma ja Tobias Tohtvaer. Aplaus ansamblitele ja Õunakesele. Ja väga entusiastlikult, nagu Jarek ütles. Tsirkus koos, ma hooldan raamatuid näidan Areeni allbüroos. Kui ta peatub lõvi, Tallinna siin, kui ta kõik 3 karu minema viin, kui ta nöörin mööda. Rahva kunstnik käib, kui ta peatub lõvi, Tallinna siin, kui ta kõik 3 karu minema viin, kui ta nöörin mööda. Rahva kunstnik käib. Ma oma andeid ei peida, siin olen võimas ma. Ei enne sule pead heida, kui plaanid täis kõik saan. Kui ta peatub lõvi, Tallinna siin, kui ta kõik 3 karu minema viin, kui ta nöörin mööda. Rahva kunstnik käib. Kui ta peatub lõvi, Tallinna siin, kui ta kõik 3 karu minema viin, kui ta nöörin mööda. Rahva kunstnik käib. Taavi Aras, solo!
peatub lõvisi, karu kaasa viib. Köörib mööda käib, ikka käib. Peatub lõvisi, karu kaasa viib. Mööda nööri käinud.
super suur aplaus õunakesele ja meie kõikidele tublidele solistidele. Ja kaubanduslik teadaanne on see, et õunakest saab taas kuulata meie kooli aulas 7. juunil juba kell 16:00. Nii et sammud seame sinna. Muide, üks isa pöördus minu poole ja ütles, et kuna telefoninumber kuulub tööandjale, ei saa helistada numbrile 900 20 22, ilma et peaks maksma erisoodustust, aga selleks on ka lahendus olemas. Kes soovivad panna käe külge või natukene toetada meie õueprojekti, siis Arengufondi telgis saab teha ka kaardimakse, on ka ülekandevõimalused, nii et sobiva lahenduseni jõuame me kindlasti üheskoos. Aga nüüd on meie ees Rocca al Mare segakoor, keda juhatab meie kooli muusikamaastikku üks südametest ja üks hingedest, Sille Freimann. Esimesena kõlab lugu Tulgu tuuled, mille on kirjutanud Stig Rästa ja Maian Kärmas ning millele on kooriseade loonud Tõnis Kõrvits. Ja teisena kuuleme mõnusalt mängulist pala Suur loterii, mille autorid on Rainer Michelson ja Urmas Jaarman ning selle on seadnud Karin Tuul. Ja selle laulu, nüüd selle teise laulu muudab eriliseks solist, see on meie enda Robert Reesaar, kooli vilistlane, aga ka õpetaja, kolleeg ja eeskuju. Nii et tervitame neid kõiki nüüd tõesti entusiastliku aplausiga.
Haapsal ei ole raudteejaam. Mõnest rongist olen elus maha jäänud. Üksti siia ja siia ma ka jään. Olen tundnud, kuidas süda puruneb. Saanud haavu, millest teal ei parane. Öös on asju, millest üle ma ei saa. Terved elud, mis on mälestusteks saanud. Ärkan su kõrval ja näen, veel uneski hoiad mu käes. Ma tean, see on meeletu elu suur loterii, mille õnnelik võitja on siin. Läheb siiani alle, kogu elu on viinud siit mu tee. Sulen silmad, vaatan ajas tagasi. Kauniks mandalaks on settinud eluliiv. Tõmban doosi, kui täna on hea. Kui ei pea, siis ei pea. Ärkan su kõrval ja näen, veel uneski hoiad mu käes. Ma tean, see on meeletu elu suur loterii, mille õnnelik võitja on. Ärkan su kõrval ja näen, veel uneski hoiad mu käes. Ma tean, see on meeletu elu suur loterii, mille õnnelik võitja on siin. Mi amore, mi amore. Aitäh! suur aitäh meie segakoorile, Sillele ja Robertile ja taas kaubanduslik teadaanne, et neid on võimalik kuulama minna 29. mail kell 6 kooli aulasse ja siis ühineb nendega ka luuletaja Lauri Räpp. Ja muideks ma tahaks lugeda teile ühe Lauri luuletuse, mis minu meelest läheb tänase Kevadfestivaliga lihtsalt ideaalselt kokku. Ja Lauri kirjutab: Kevad. Kevad pole ainult üks aastaaeg. Kevad on tunne. Kevad on kõige algus. Kevad on valgus, mis koosneb sadadest väikestest valgustest. Mustvalgest tühjusest paistavad peanupud välja esimesed kevadlilled. Veidi veel ja kõik on ümberringi roheline, nagu noorus. Jah, kevad on rohelised kastekannud ja kollased plastämbrid, mis kolivad talvekorteritest õue. Kevad on tilkuvad räästad ja poriloigud ja kusagilt kaugelt tagasi tulevad linnud ja tunded, lõhnad ja värvid. Kõik tujud ja tuuled pöörduvad lõunasse.
näib, et õues ja põues on pöördumatult soe, kõik on täis helgete hetkede helki ja avatud akende muusikat. Ja nüüd, armsad kuulajad, on aeg milleski tõeliseks eiliseks. Lavale astuvad 2 erakordset artisti, Jarek Kasar ja Anna Pärnoja. Nad on mõlemad omaette tähenduslikud inimesed Eesti muusikamaastikul, aga täna juhtub midagi, mida varem pole olnud. Nad esitavad duetti esimest korda, just siin, meie jaoks. Me kuuleme lugu Mängude aeg, mille loojateks on Mahavokk ja Jarek Kasar. Võtame nad vastu kõige suurema aplausiga. Aitäh. Me oleme tegelikult Annaga laulnud duetti kõvasti. Ei ole päris esimest korda. Aga me jätame mulje küll, et on esimest korda. Teeme siis natuke halvemini. Seda lugu pole laulnud? Seda lugu ei ole kunagi laulnud. Bändiproov, las oodata, heliseb mu telefon, las ootavad tuludeklaratsioon, võib oodata, ma palun rohkem, nüüd kannatlikkus tähtis kohtumine tööl, kõik ootavad segamini ööl, las oodata, sõbrad parisege ööl, võib oodata, üks asi teistest on olulisem. Kohustused muud võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks olla koos oma lastega, meisterdada, mängida, vestelda. Kohustused muud võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks veeta aega koos lastega, tahvelarvuti küll ei asenda vanemad. Pesukorv on täis, las oodata, elektrinäid, las oodata, ka vannis käi, võib oodata, ma palun rohkem teid kannatlikkust, las joogatrenn nüüd oodata ja haige selg, las ootab ka poolik lennuki mudel, see ammu ootab. Üks asi teistest on olulisem. Kohustused nüüd võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks võtta aega koos lastega, meisterdada, mängida, vestelda, lada. Kohustused nüüd võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks võtta aega koos lastega, tahvelarvuti küll ei asenda vanemad. Mis oleks, kui mängida võiksime tuduajani? Mis oleks, kui mängida võiksime tuduajani? Kohustused muud võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks olla koos oma lastega, meisterdada, mängida, vestelda, lada. Kohustused muud võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks võtta aega koos lastega, tahvelarvuti küll ei asenda vanemad. Toimetusi niimoodi korralda, lahedan, et saaks võtta koos oma lastega, meisterdada, mängida, vestelda, mürada. Kohustused muud võivad oodata, toimetusi niimoodi korralda.
aitäh! Suur tänu! Aitäh, Anna! Aitäh, bänd! Teeme nüüd ühe kõvema aplausi uuesti, sest see oli natukene liiga tagasihoidlik. Aitäh Annale ja aitäh Jarekile! Ma tahaks õudselt öelda praegu, et armsad Festari külastajad, aga ma tean, et mu lapsed vaatavad mind ja ütlevad, et issand, see on nii vale sõnavara, mida tohib kasutada, mida ei tohi kasutada. Nii et ma ütlen siis ametlikult, et head festivali inimesed. Enne kui me liigume tänase päeva esimese poole lõppakordini, on aeg öelda mõned väga olulised sõnad. Sellepärast, et ükski sündmus, ükski projekt ei sünni üksinda või mõne üksiku inimese töö tulemusena. Sest et selle taga on inimesed, kes on väga palju aega ja enda energiat pannud tänase päeva õnnestumisesse. Nii et nüüd on aeg neid kõiki tänada. Esmalt täname südamest kõiki meie koorijuhte. Ja nüüd, kui ma teid hüüan, siis tulge kõik siia ette, et me saaksime teid kallistada ja teid tänada. Arlo Orlovski, Kati Põder, Sille Freiman, Hanna Renter, Mari-Liis Kreintan ja Helerin Lehtla. Aitäh teile! Kus on meie koorijuhid? Koorijuhid, kus te olete? Kõvemat aplausi on vaja! Plaksutame edasi, plaksutame edasi. Siis täname meie imelisi saatebändi liikmeid Erki Pärnoja, Heleriin Uipahel, Peedu Kass ja Ave Tuhkur. Ma ei näe, et kõik seal taga plaksutaksid. Suur kummardus ja tänu ka kõikidele solistidele, kes täna laval astusid ja meie hinge puudutasid. Anna Pärnoja ehk Anna Kaneelina, Luisa Rõivas, Robert Reesaar, Jarek Kasar, Hendrik Sall-Saller ja Andreas Melts. Kus te olete meie solistid? Anna, Luisa, Robert, Jarek, Hendrik ja Andreas. Ja jätkame aplausiga, et nad jõuaksid lavale. Jarek, kus on Jarek? Hendrik ja Jarek. Ning loomulikult suur-suur tänu tänase korraldusmeeskonna tuumiktiimile. Kristiina Kajandu, Kristiina Härms, Ave Horn-Kaha, Inge Kangur, Kertu Talvik, Indrek Anepaio, Maris Kilmi, Leeni Kõrtsini ja Oliver. Te olete olnud nähtamatu mootor, mis tänase päeva on käima tõmmanud. Suur-suur aplaus! Ja nüüd on vaja erilist suurt aplausi meie Kerlile, kes on seda kõike tänast orkestreerinud. Nii et Kerli Neiland, aitäh Kerli!
Aga mõningad tänud on veel varuks. Need ootavad pärast jalgpallilahingut, et ärge minge kuskile kaugele. Kaks kõige tähtsamat inimest ka vaja õnnitleda. Teeme meile siis ka aplausi. Nii, aga nüüd hakkab kätte jõudma meie tõeline grande finale, kui on aeg kutsuda lavale kõik koorid. Ja meie kevadfestival saabki võimsa lõpu ühendkoori esituses, mille solistideks on Rasmus Raidmaa, Tobias Tohver, Ursula Prants ja Jenna Lukk. Ja pärast seda me liigume kõik koos edasi staadionile, kus ootab meid sport, nii et tänane päev on alles poole peal. Ja selleks, et me saaksime õues veel õnnelikumad olla, ma veel viimast korda julgustan teid tegema telefonikõnet 900 20 22. Kuulake see kõne kindlasti lõpuni ja saame kiiremini meie hooviala veel õnnelikumaks teha. Nüüd on lavale oodatud kõik meie kooli koorid, Rocca al Mare kooli ühendkoor. Koori juhatab armastatud dirigent Mari-Liis Kreintal ja saatebänd. Ühendkoori esituses kõlab üks meie rahvuslikest muusikapärlitest Kungla rahvas, mille on loonud Karl August Hermann Friedrich Kullparsi sõnadele. Solistidena astuvad üles 4 väga erilist häält. Anna Pärnoja, Luisa Rõivas, Robert Reesaar ja Andreas Melts. Võtame need vastu kõige suurema aplausiga. Ja seni, kuni nad kogunevad, julgustan ma külastama teid projektitelki, meie õpilasfirmasid, 4. klasside kohvikuid. Nii et tühi kott ei seisa püsti, nii et sööme kõhu täis ja siis hakkame juba jalgpalli koos mängima. Ma arvan, et kui me jätkaks praegu aplausiga, oleks ka meie kõige nooremad lauljad praegu kogunevad väga-väga oodatuna ennast tundmas. Sööma, siis vaane muine Muurumaa läks kandelugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde lauluga. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde lauluga. Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Sealt saivad lind ja leebu ja loomad laululuu. Läks laulsid metsa meresuu ja Eesti rahva suu. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde lauluga. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde lauluga. Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Siis kõlas kaunilt lauluviis ja pärjad pandi pähe ja Muurveine tütreid siis sai Eesti rahvas näha. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde lauluga. Läks aga metsa mängima, läks aga laulde
ja veel ma näen, et siia on jõudnud ka Sille, keda me enne ei näinud. Sillele suur-suur aplaus, lisaks ka Maris Kilmi ja Leini Kõrtsini. Palun tulge kõik siia, et me saaksime teid tänada. Ja nüüd aeg jalgpallilahingusse suunduda, nii et meie kevadfestivali esimene pool on lõppenud. Vahepeal kostitage ennast 4. klasside parimate hõrgutistega ja siis aeg juba jalgpalli hakata nautima. Aitäh!